era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. No nii, siuke kiire koristus on tehtud. Ma nüüd sööks hea meelega hommikusööki. Joon klaasi apelsinimahla. Siis söön ühe proteiinipudingu. Ja siis teen lihtsalt juustuvõikud tomatiga kõrvale. That's it. Kohe peale hommikusööki ma läksin transpordiametisse ja teid lõpuks ometi enda auto registreerimistunnistuse ära. Ja õhtul meil oli juba planeeritud Mirroga minna Türile Angela Murumaa avatud tantsutrenni, mis läks meil ülihästi ja siin me juba lähmegi koju. Tere hommikust! Käes on teisipäev ja kell on natuke 8 läbi. Märkasime Preveniga mingi 40 minutit tagasi. Praegu ma panen Prevenile hommikusööki, sest et ta ei taha sinna lasteaeda minna. Ja ma mõtlesin, et äkki asi nagu paraneb, kui ma annan talle hommikusöögi kodus ja ta kogub ennast natuke, ärkab võib-olla natuke rohkem üles ja siis alles viid. Et vaatame, kuidas siis nii on. Äkki ta läheb parema meelega. Ühesõnaga, panin Preveni magama, tegin lõuna valmis, siis mul tegelikult pidi ühe maakleriga olema kokkusaamine veel ühe ruumi asjus, mida ma oleks vaatama läinud, aga me lükkasime selle kolmapäeva peale, ta ei saanud tulla. Ja siis natuke jõudsin raamatut lugeda, siis Preven ärkas mingi natuke enne 4. Ja siis hakkasimegi juba vaikselt lastevanemate koosolekuks settima. Preven läks nii kauaks lasteaeda õue mängima teiste lastega. Ja meie siis läksime lastevanemate koosolekule. See kestis oodatus kauem, pea 1,5 tundi. Ja peale seda ma pidingi kaaspõhjas Türi poole Mirteliga kimama. Käisime tantsutrennis Türil. Ja see algas kell 7:30, lõppes 9 ja peale seda sõitsime tagasi. Ma viisin Mirtel veel Märjamaale. Mõtlesime, et me ei hakka nagu läbi Rapla sõitma, et nagu veel Märjamaale on ju, et otsisime mingi shortcuti ja shortcut oli mingi külavahe teede peal, mis oli täiesti kottpimedad ja ma ei tea, veits siuke creepy vibe oli. Mis sa tahad? Rõbineid? Ja emme panen piima ka. Ühesõnaga, õnneks kõik läks hästi ja jõudsin ilusti koju tagasi, aga kell oli juba, ma ei tea, pea 11. Nii et ma olen suht väsinud, aga ei, mitte midagi hullu. Lihtsalt eile oli siuke kiire päev ja ma ei tea, ma tundsin päeva lõpuks ja ma tunnen kuidagi Prevenist nii puudust. Ma tegelikult nagu korraks isegi mõtlesin, kas ma viin teda lasteaeda või mitte. Aga just selles mõttes, et saaks selle nagu rutiini paika, et mingi rutiin saaks üldse tekkida, siis peab seda järjepidevust hoidma praegu. Ja see nädal ideaalis tahaks ühel päeval proovida siis nagu magama jäämisega, aga ma mõtlen siis äkki reedet. Aga okei, me nüüd sööme midagi ja ärkame siis tasa ja targu. See on ilus laulu hääl. Laula veel. Eltso. Tule siia. Tule siia. No tule siia.
no tšauki, täna on kolmapäev ja ma sain lõpuks siis üles eelmise nädala blogi ja viimastel nädalatel on see editamine olnud suht vastu tahtmist, olgem ausad, nagu kui ma seda hakkan tegema, siis ma nagu lähen hoogu ja mulle meeldib, aga just, et nagu kätte võtta ja teha, siis see on raske, sest et ma olen praegu nii raamatute lainel ja ma ainult loeksin reaalselt igal vaba hetkel, ma ainult loeksin. Ja ma saingi just Colleen Hooveri raamatu jälle läbi. Mõrad südameluus. Jah, Mõrad südameluus, mis on senistest raamatutest, ma arvan, mu lemmik. See võttis mu täiega pisardama ja ma ei tea, see raamat läks kuidagi nii hinge. Lihtsalt see jõudis kuidagi hästi minuni ja ma nautisin selle lugemist täiega, kuigi see võttis pea nädala aega, et ma lõpuks selle läbi saaksin, sest et ma tegin seda niimoodi, kuidas ma jõudsin. Üldse viimasel ajal on tööga nii kiire, Preveni lasteaed, siis stuudio ajamine, siis teine lisatöö, mis mul kõrvale tuleb, pluss ma tahaks veel trenni jõuda teha. Mida veel? Mul on niisugune tunne, et pea on pulki täis lihtsalt nagu liiga palju asju on praegu. No ja üldse see hooaja algus, nagu ikka, on igal aastal ülinärve sööv ja võtab hästi palju energiat, aga praegu tundub, et kõik läheb selles mõttes hästi, et hästi palju eelregistreerijaid on. Tavaliselt tuleb mõni üksik ainult, aga sellel aastal mul juba mingi 50 eelregistreerijat. Nagu tänaseks, täna on kolmapäev ja meil hakkab hooaeg esmaspäevast. Nii et see on hea märk, aga mul ei ole võib-olla kohale jõudnud, et ma võtsin sellel aastal endale nagu selles mõttes suure ampsu, et mul on ülipalju nagu erinevaid gruppe, et kuidas ma reaalselt jõuan, ma väga püüan ja ma tahan. Aga ma juba tunnen Prevenist hästi palju puudust ja nagu ma ei kujuta ette, kui mul nüüd see tööga hakkab pihta, et kui ta peabki seal päevad otsa olema ja mina jõuan alles, ma ei tea, 9 koju, siis tema juba läheb magama ja ma nagu kinda hakkan tundma seda, mida Talis, sest et Talis töötab Tallinnas ja tal on 12-tunnised vahetused, pluss tal on veel ülikool ja enda trennid ja asjad, nii et nagu see, et ma olen harjunud Preveniga olema põhimõtteliselt 24/7 koos, siis hakkab kohale jõudma, et nagu see muutub, on ju. Aga selles mõttes ma olen nagu õnnelik, et mul praegu hetkel sellised võimalused on ja ka mul on nagu ikkagi enda stuudio. Ma käisin täna jälle ühte pinda vaatamas. Nagu sellel ruumil on nii palju potentsiaali. Kui see vaid oleks kuskil rohkem kesklinnas või ta on nagu täpselt nagu Rapla linna ääres nagu ma ei tea, ma pean ära otsustama ühesõnaga, ma veel homme helistan ühte kohta. Ma olen näos punane nagu peet, sest ma tulin jooksmast. Praegu ma tulin koertega jalutama, ma haaran siit ühe õuna. Lähen teen nendega tiiru ära, siis ma lähen teen supi valmis ja siis juba hakkabki varsti Preveni toiduaeg tulema, nii et päevad selles mõttes lähevad ülikiirelt. 7 äratus ja 9 olegi kutupiiru.
ees või? Preven. Täna on reede. Tundub, et reedene shoppingupäev on tagasi, mis on ülihea ja nagu ikka me käisime Rimis. Ma mõtlesin, ma teen teile siis kiire hauli, mida me ostsime. Ja enne seda Preveni lasteaias siis nii palju, et see nädal on olnud tagasilööke just hommikul, sest et kui ma olen ta hommikul lasteaeda viinud, siis ta on jäänud ilge nutuga ja karjub ja kisab ja kõike mida. Et alguses see nagu ehmatas pigem ära, aga õpetajad kinnitasid, et see läheb tal kohe üle. Et põhimõtteliselt, kui meie oleme uksest väljas, siis tema on juba maha rahunenud ja mängima asunud. Nii et tundub, et see on niisugune väike test meie kallal, et kas me viime ta koju või mitte, ma tahaks loota. Täna oli siis esimene päev, kus ta jäi lõununud magama. Ja ma olin tegelikult üsna kindel, et ta teeb seal kõva kisa ja et me peame talle järgi minema, aga üllataval kombel ta läks üli hästi. Päeva peale mingit tagasilööke ei olnud, oli korra ainult emmet küsinud ja kõik oli väga hästi sujunud. 2:30 oli ta üles korraks ärganud ja õpetaja oli küsinud, et kas ta äkki tahab pissile minna, ta oli vaikselt öelnud, et ei taha ja siis vaikselt seal voodis uudistanud, kuni siis kõik ärkasid ja me läksime siis täna juba tal kella 3 järgi, kui nad ärkasid. Nii et selles mõttes areng, ma arvan, pigem hea, aga lihtsalt see hommikupoolne ja südant lõhestab ikkagi, kui su laps jääb sinna emmet võissid karjuma. Aga asume hauli kallale. Mango ja avokaadod. Ma tahaks loota, et need on head. Talis valis välja hommiku helduid. Šokolaadramaadid ka. Banaan, väike näks, kartulikrõpsud, basmati riis, kes ei ole proovinud, siis murakamoosiga kodujuust, ülihea, Prevenile täiega maitseb. Oh, nice. Kõik on hästi. Mis toimub? Paprika, teeks mingi päev täidetud paprikat, kana, kurk. Kusjuures ma olen just neid pikemaid kurke taga igatsenud, sest siin terve suvi läbi on just neid aiamaa kurke, neid väikseid vaata saanud. Actimel, beebiporgand, teed, 0 limonad, täissuitsuvorst, need kirstomatid, kuigi peal on kirjas ploomtomat, muidu siis on ploomtomat. Siis sai, kohvikoor, kõva juust, riivitud kujul. Juus. Siis vahest ma hommikust ei jõua teha, siis mul on hea neid proteiini pudingut süüa, need on ülihead ja kus juures. See üks tops on 91 kalorit. Ei, 100 grammis, okei. 100 grammis on 91 kalorit. Siin on 150 grammi ja 100 grammis on nagu 91 kalorit, nii et nagu kaloraažilt on ta suht nagu okei. Minu arust see jääb nagu ühe kohukese juurde, nii et ma pigem sööksin ühe selle ära. Siis hakkliha, külmutatud hernes, uba, sulatatud juust, pappelmeene ja siis mõtlesin lehtpaika ka sügavkülma, siis vahest on hea midagi teha. Vot, sellised nädalased ostud ja maksma läks 58 euri. 21 senti, sääsime 11 euri 45 senti ja praegu saab Rimis, kus sa panid selle kupongi ära või? Talis? Sa panid selle kupongi ära või? Ja siis me saime veel 3 eurose kupongiga, iga 15 euro pealt sai nagu 1 euro. Aga jah, võt siuksed jutud siia praegu. Täna õhtul on veel Talisel Märjamaal mäng, me oleme seda vaatama, kui ilm väga ära ei keera, sest täna on olnud suht vihmane. Mul oleks vaja pesu kuivama panna. Ja midagi muud praegu ei olegi. Talis tegi juba söögi valmis, nii et ma sööks, mul on kõht suht tühi. Ja võt nii. No tšau, käes on õhtu ja ma olen nii väsinud lihtsalt.
ma ei tea, kas see ilm on siuke, mis on nagu täiesti ära räsinud, nagu ma oleks terve päev mingit rasket tööd teinud. Ma ise kardan, et see võis olla see Noko, mis ma jõin. Sest et peale seda mul läks enesetunne nii halvaks ja mul nagu käib pearing ja veits nagu süda paha ja värki. Et jah. Aga ma mõtlesin sellegi poolest, et me lähme ikkagi talismängu vaatama. Vaatan, kuidas mul enesetunne on. Nii või naa ma lähen nagu enda autoga järgi, nii et ma saan iga kell koju tulla. Aga praegu me hakkame sõitma. Ja, kallis, ja. Mis kell on? Kell saab kohe 8. Või noh, 7:30. 8. Kell on 7:30. Nii et kui me hakkame kohe sõitma, siis me jõuame täpselt alguseks. Nii et me hakkamegi siis minema. Kes tuli? Marten? Anja tahtis külla tulla või? Teeme filmi. Oled õnnelik või? Nüüd mantsite koos või? Ja tisu? Gangsta love, you know I'm a backseat lover. I don't wanna hurt nobody, you know I don't play no games. Gangsta love, baby you keep me coming. You know I'm a backseat lover. I don't wanna hurt nobody. Tule, siis ema opa. Lõime koos. Toni sai katta. Lõvi pea on. Sina võid enda käes hoida, sobib. Täpp. Ja teise kätte. Paremasse kätte. Nii. Näe, ühe käe hoiad seda siit. Paberit. Võt, siis keerad sa maha seda. Sul on ka kergem oleks, on ju. Kas sellest võiks tulla lõvi pea või? No, nii tahad käed, siis mul võetud käed. Ma panen. No vaata, päris ilus, on ju. Nii, kas me enne paneme lehed siia või me ennem teeme näo? Näo. Näita. Mis sellest tuleb? Lõvi või? Kas see on lõvilakk? Kus sa viid selle homme lasteaeda või? Tere hommikust, kell on siis, kell saab 10 ja meie teeme Preveniga sellist lasteaia projekti. Põhimõtteliselt nad peavad midagi sügist, mingit, kas siis panema kokku aluse peal mingi väljapaneku või ükstapuha mida. Ja siis me leidsime Pinterestist, või noh, Talis leidis Pinterestist mingi sellise, ma võin siia panna nagu pildi, et no põhimõtteliselt nagu siukse lõvi, et põhimõtteliselt nagu need lehed on nagu lakk ja siis keskele teeme lõvina, nagu lõvinäo. Mul on siin koti täis igasuguseid lehti, aga mul tundus, et just nagu nendest vahtralehtedest tuli nagu siuke kõige ägedam, nii et ma panen Preveni riidesse, enda riidesse, me toome veel lehti. Aga ma ei tea, ma olen ise nii väsinud, et tegelikult ei jaksa mitte midagi teha, tahaks lihtsalt voodis pikalesid ja raamatut lugeda. Täpselt selline ilm on, sest et suht vihmane on, pilves, tuult küll väga ei ole. No siuke ülisügisene ilm. Vahepeal on siis kätte jõudnud õhtu ja ma tulin koertega jalutama. Täna on täielik sügis, nagu püüdke vastu vaielda. Täna on sügis, ma tunnen sügise hõngu, sügisene süge vihmane ilm, tuuline natukene jahedavõitu. Ma arvan, et kõigil on täpselt selline tunne, et suvi möödus nii, et nagu pilgutasid korraks silma ja ongi läbi. Sest minul on küll siuke tunne nagu ülitore suvi oli, ma ei saa nagu vastu vaielda. Et oli suviseid ilmasi, oli vihma ka, aga noh, Eesti ilmade puhul see käib täitsa asja juurde. Suve kohta ei saa nuriseda, täitsa asjalik teine
ja vaatame, mis see sügis toob. Ilmselt palju vihma ja tuult. Aga ma ei tea, mina olen valmis, ma loodan, et teie olete ka. Homme algab siis hooaeg. Nagu mul vist ei ole päris kohale jõudnud, sest et mul ei ole veel sükest närvi sees, mis tavaliselt on. Ma olen ilmselt sellel aastal lihtsalt nii ette valmistunud kuidagi. Ma tunnen, et nagu kõik on nagu tehtud ja ma ei pea väga millega päris muretsema, välja arvatud plakatid ja registreerimislehed, mis ma pean homme minema välja trükkima. Aga see on nagu kõik. Et jah, mõned kavad on veel vaja ette valmistada. Aga seda ma jõuan siin jooksvalt teha. Nii et jah, mina olen valmis ja ma loodan, et kõik need, kes on vähegi mõelnud tulla ja proovida, on ka võtnud ikkagi julguse kokku, sest et täna oli ka üks neiu kirjutas, et kas see registreerimine on ka vajalik või tuleb lihtsalt julgus kokku võtta ja tulla ja siis mõtlesin, et võta lihtsalt julgus kokku ja tule. Nii et kui see vlog nüüd läheb ülesse ja sa ei jõudnud meie proovinädala trennidest osa võtta ja proovima tulla, siis kirjuta meile, uuri, kas on gruppides vabu kohti ja saab ka hooaja jooksul tulla proovima. Tule sina, Kerjus. Tubli oled kallis, jah? Ei joone vähe praegu. Te täpid siia, te täpid. Vot nii. Noh, oota, ise ette siit purrud. Siia poole ka. Äkki nina ka üle? Ja oota. Teeme siia sükse ringi niimoodi. Oja. Ups. Suu koht tehke ka üle. Vot nii, tubli. Tubli. Siia ka. Suu koht. Tehtud või? Jah. Tubli! Kes see on siis? Lõvi. Tubli poiss. Tšau. Saladuskatvel pean tunnistama, et täna on juba kolmapäev ja ma just lõpetan editimist eelmise nädala videoga ja kuna ma ei olnud vlogi välja juhatanud, siis ma teen seda siinkohal. Aitäh, et sa vaatasid. Kui sulle meeldis, pane like. Kui sa juba tead, et sa ootad järgmist videot ja sa ei ole subscribe'inud, siis sa võiksid seda teha, siis sul tulevad teavitused, kui tuleb uus video ülesse. Ja kui sa tahad olla minu asjadega kursis enne vloge, siis follow mind Instas @Krissuke, kuudega Krissuke, sest et seal ma sooritan tavaliselt igapäevaselt ja niimoodi sa saad olla kursis enne vlogi. Okei, kuulge, olge tublid, ilusad nädalad teile, olge hoitud ja näeme järgmises videos. Tšau!